jooksevad noolsirged teed, kus on kruusa selline kiht, aga külavaheteel on selline kiht. Ja kitsas ka veel. Nii. Ja siis, mis mind veel nagu häirivad selle praeguse nagu metsakorralduse juures, on see, et nende teede äärte on tehtud väga sügavad kraavid. Milleks nad on tehtud? Selleks, et ikkagi maad kuivendada, et saada paremad kasvukohatüübid. Et RMK ikkagi täiesti sihikindlalt tegeleb sellega, et ta kuivendab metsaalasid ja väga suuri alasid. Ja nende kraavide sügavus on seal ikkagi tõesti niimoodi, et mitte 2 meetrit, vaid need on 3 meetrit, võib-olla isegi 4 meetrit. Ja kui ma sõidan neid teid mööda, siis ma mõtlen, et huvitav, mitusada aastat või mitu tuhat aastat peab kuluma loodusel, et need kraavid kaoksid. Mõelge, see on nagu mingid marsikanalid on Eestimaa pinnal tegelikult. Kas seda on vaja? No ma ei tea, seda on lihtsalt selleks vaja, et see mets nagu kiiremini kasvaks. Ja et rekkaga ligi pääseks. Ja rekkaga ligi pääseks, täpselt nii. Ja, et kiiremini see asi käiks. Aga kas seda metsa on otseselt vaja kohe millegi jaoks? Selles ma kahtlen. Näiteks oma kodu juures ma nägin, kuidas üks väheseid vanu haavikuid, no ütleme, et haava enamusega mets, kus oli ka palju puuske, nii. See võeti maha, nii. Ja ladustati. Ja need virnad seisid seal mitte päevi, mitte nädalad, vaid kuid. Nii. Järelikult oli vaja sellele harvesterile töö, aga mitte ei olnud vaja seda puitu. Kui puitu oleks vaja olnud, see puit oleks kohe minema viidud, sellepärast, et mingit takistusi selle vedamiseks ei olnud. Vot nii on lood. Ja mida ma veel vaatasin seal nendes puiduvirnades, loomulikult see haab on kõik mädanikuks, nii. Ja meie peaminister ütleb, et me ei lase metsal mädaneda. Nii. Kellele see hea on? See on sellele samale harvesteri firmale, kes teeb seda tööd, on hea. Aga kas see metsale on hea? Ma ütlen ei. Meil ei ole veel asi võib-olla nii hull, aga 10-20 aasta pärast on meil võib-olla sama teema, et me peame rähne, kes puud toksivad, kasvatama kasvandusest, nagu Rootsi riigis. No tulge taevas appi, sest pole puud, jah, seda on osoonis näidanud. Vot milleni see viib lõpuks välja, et meil ei ole, tähendab, see on juba ammu selge, tähendab, et looduslik mitmekesisus meil koguna väheneb. Ja mina mäletan seda täpselt samamoodi, see ei ole mingisugune siuke lapsepõlve ilus siuke, mälestus. See on ikkagi täiesti tänapäeval faktidega tõestanud, et lindude arvukus on vähenenud. Millel põhineb lindude arvukus? Eelkõige putukate arvukusel. Ja näiteks ikkagi Lääne-Euroopa aladel, kus on väga palju põlde ja väga vähe metsi, ei ole enam putukatel toitu. Kui ei ole putukaid, ei ole ka linde. Kui ei ole linde, siis ei ole linnulaulu. Kas meil seda linnulaulu vaja on? Kas meil on neid linde nii palju vaja? Ma ei oska öelda. Seda oskab ütelda see inimene, kes ükskord enam mets on vait täitsa. Siis ta saab aru sellest, et enam ei ole linde. Et see tõesti, ma ei saa ütelda praegust, et võib-olla momendil tõesti kannatavad rohkem põlluala. Kuigi meil oli siin külas juttu, tähendab, et näiteks, et jäneseid on rohkem või, aga kindlasti selliste põllutöödega kannatab ikkagi põllulinnustik väga tugevasti ja kui kevadel mina maal elan ja kuulan, raiun seal puid, ma ei kuule lõokese laule, väga lihtne lind, ma ei kuule lõokese laule. Ja kui oli, ütleme, et ikkagi, kui ma olin kuskil 20 aastane, siis kui õhtul väljas olid, siis laulis sul rästaid ümber kaudu kuskilgi võib-olla 10 lindu, mida sa kuulsid, võib-olla veel rohkem. Praegust on hea, kui sa kuuled 2-3 lindu. Et see kõik on juba toimunud, see rong on juba sisuliselt läinud ja me peaks just, praegust on see viimane aeg, kus peaks pidurit tõmbama. Et siin ei ole enam midagi raiuda. Et jah, me saame seda puitu, aga seda peab ikkagi hästi läbi mõtlema, et mida selle puiduga tehakse, kuidas seda kasutatakse, kas seda ikkagi on nii palju vaja. Et võib-olla see, kui tõesti raiuti siin 2-3 miljonit tihumeetrit, et see oli selline, et need metsad säilisid. No muidugi need raietehnoloogiad on ka see, näiteks, et minusugune inimene, kellel on liikumisraskus, ma ei saagi metsa enam minna.
sellepärast kõigepealt tuleb see kraav, mis on ületamatu, nii, siis tulevad, ütleme, et kui raie on teostatud seal raielangil, siis tulevad need harvesteri jäljed. Jah, nad panevad sinna alla, aga sageli see oksakiht on ebapiisav ja tekivad poolemeetrised, meetrised